Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Head õed ja vennad, selles videos ma tahaksin rääkida natuke sellest, miks me üldse paastume. Ta on ju Ramadani kuu ja me paastume, aga miks me seda teeme ja mida me sellega saavutama peaksime. Ja samuti, mis on siis nagu see tarkus või see hikma selle paastumise taga. Ja vastus sellele on hästi lihtne. Ja see on olemas Koraanis, Al-Baqara suura 183. värsis, kus Allah ütleb: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mis tähendab, teie, kes te olete uskunud, teile on määratud paastumine või teile on ette kirjutatud, teile on kohustuslikuks tehtud paastumine, nii nagu see määrati neile, kes olid enne teid, et te võiksite saada jumalakartlikeks. See sõna siis tattaqun või taqwa, ja sellest ma tahangi selles videos lähemalt rääkida, on siis selgelt see, mida me tahame saavutada, mida me peaksime saavutama läbi paastumise. Ja taqwa, seda võib tõlkida mitut moodi. Eesti keelde seda täiesti 100% niimoodi üle ei saa kanda, et see annaks selle tähenduse hästi edasi. Aga ütleme, jumalakartlikkus on üks selline või vagadus, kuidas seda võiks tõlkida. Ja sellest värsist me saamegi selgelt aru, et miks siis paastumine on meile kohustuslikuks tehtud. Ja juba tegelikult see, et Allah Koraanis selle moslemitele kohustuslikuks tegi, juba see tegelikult on piisav selleks, et moslemitena me seda peaksime järgima. Ja samuti on taqvat siis seletatud kui kõikidest Allahi käskudest ja keeldudest kinnipidamist. Aga nüüd, kuna taqva on hästi tähtis, termin islamis ja hästi tähtis mõiste, siis ma lähen sellesse natuke rohkem süvitsi. Ja sellel on erinevaid definitsioone. Aga üks parimaid on, mis on autentselt edastatud ühelt prohveti kaaslaselt ja 4. kaliifilt Ali ibn Abi Talibilt, radiyallahu anhu, olgu Jumal temaga rahul. Kui me räägime prohveti kaaslastest, siis me ütleme radiyallahu anhu, mis tähendab olgu Jumal temaga rahul. Ja taqwa tähendab siis, ta ütles, et taqwa hiya al-khawf min al-jalil. Taqwa on kõige suurema kartmine, ehk siis Allahi kartmine. Wal amal bit tanzil. Ja ilmutuse järgi tegutsemine. Mõeldud on siin siis Koraani ja sunna. Wal qana'atu bil qalil, rahulolu vähesega. Wal isti'dad li yawmi rahil, ja valmistumine või valmisolek lahkumise päevaks. Ehk siis selleks päevaks, mil me siit elust lahkume. Ja mõtlen, et koosneb siis nii-öelda 4 osast enam-vähem see tema ütlus. Esimene siis, et taqwa hiya al-khawf min al-jalil, kõige suurema kartmine, Allahi kartmine. Aga see kartmine või see hirm ei tähenda seda, et ei oleks lootust ega ei oleks armastust. Islamis aga me ei ela ainult lootusega ja ainult siis armastusega, mitte nii nagu tänapäeva kristlased paraku, et Jeesus armastab sind, et ükskõik mida sa teed, tapad või vägistad ja varastad, et Jeesus armastab sind ja tema suri sinu eest, sinu pattude lunastuseks ja põhiline on ainult armastada Jeesust ja siis sa saadki paradiisi, ükskõik mis sa teed. Aga ei, meie usus asi niimoodi ei ole. Meil on vaja ka seda hirmu, seda kartust, Jumala kartust.
kuna islamis on asjad tasakaalus. Islamis ei ole niimoodi ühele või teisele poole kuidagi ekstreemselt kalduse, sest nii hirm kui ka lootus mõlemad on vajalikud. Ja üks suurimaid õpetlasi islami ajaloos, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ütles, et inimese süda oma teekonnas Allahi poole on justkui lind. Selle peaks on armastus ja hirm või kartus ja lootus on siis selle 2 tiiba. Kui siis see pea ja tiivad, nendega on kõik korras, siis lind lendab ilusti. Kui aga linnul ei ole pead, siis lind sureb, loogiline. Ja kui lind kaotab ühe oma tiibadest, siis see saab siis sihtmärgiks igasugustele kiskjatele. Ja sellepärast ka, kui usklikena moslemid teevad häid tegusid, siis samamoodi neil on ka sellega väikene selline hirmi kartus, et kas Allah ikka võtab selle minult vastu. Et me ei saa alati nagu 100% kindlad olla, et okei, et nüüd me tegime midagi, et nüüd on see 100% vastu võetud, sest võib-olla me tegime selles mingi vea, võib-olla me ei olnud täiesti siirad, et selles mõttes on see hirm ka olemas, aga samuti on ka lootus alati, et Allah võtab need tead vastu. Ja selles mõttes see hirm on olemas või see kartus ja kui me vaatame ka selles mõttes näiteks Koraanis varasemate rahvaste lugusid, kuidas neid karistati, siis loogiline, et inimene tunneb kartust Allahi ees. Aga tähtis on nüüd see, et see hirm või see kartus ei viiks sind selleni, et kus sa üldse ei tee enam häid tegusid, mõtled, et Allah ei võta mult midagi vastu, mul ei ole mõtet üldse palvetada ega mitte midagi teha, et see ei ole nüüd see kiiduväärt taqwa või kiiduväärt jumala kartlikkus, et see on juba midagi muud. See oli siis esimene asi, mida Ali bin Abi Talib radiallahu anhu mainis, al-khawf min al-jalil, kõige suurema kartmine või hirm tema ees. Number 2 oli siis wal-amal bit-tanzil, siis ilmutuse järgi tegutsemine, elamine siis Koraani ja sunna järgi. Ja see tähendab, et sa võtadki selle oma elu aluseks, selleks juhiks või selliseks nii-öelda kaardiks, et mille järgi sa elad, et see on nagu sinu otsuste tegemise aluseks, et sa kogu oma elu ehitad Koraani ja sunna ümber. Et mida ütles Allah, mida ütles tema prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja mitte see, et mida ütles keegi sinu sõber, sinu töökaaslane, keegi hoopis kolmas. Et kui see kõik läheb vastuollu Koraani ja sunnaga, siis selge on see, et me ikkagi järgime Koraani ja sunnat. Number 3, wal qana'atu bil qalil, rahulolu vähesega. Ja see tähendabki rahulolu sellega, mis Allah on sulle andnud, isegi kui seda on midagi vähest. Et kui sul ei ole suuri rikkusi selles elus, sa elad hästi lihtsalt, et tähtis on sellega rahul olla. Ja tegelikult, kui sa oled rahul sellega, mis Allah on sulle andnud, olgu seda vähe või palju, siis ükskõik mis sul on, sa oled ikkagi sellega üks rikkamaid inimesi. Ja rahulolu, see on üks selline omadus, mida paraku on hästi raske tänapäeval leida, aga need, kellel on taqwa, need ka leiavad selle. Need, kellel on see jumala kartlikkus. Ja viimane punkt, mida Ali mainis, walisti'adad li yawmi rahil, valmisolek lahkumispäevaks. Ehk siis päevaks, mil sa sellest maailmast lahkud. Ja sa lähed oma tõelisesse koju, oma igavesse koju. Koju, mida sa oled siis kas selle elu jooksul, selle maise elu jooksul siis nii-öelda ehitanud oma tegudega, sa oled sellesse investeerinud
oma elu hästi ja Koraani ja sunna järgi elades. Või siis teine variant on see, et sa ei ole sellesse investeerinud, sa oled selle hooletusse jätnud oma tulevase elu ehk igavese kodu. Ja seega see on siis meie kõigi valik, see on sinu valik, et mida sa teed, et kas sa investeerid sellesse tulevasse elusse, oma tulevasse kodusse või sa ei tee seda. Ja sellepärast ka osad moslemid varasematest generatsioonidest on öelnud umbes nii, et osad inimesed ei taha sellepärast sellest maisest elust lahkuda, kuna nad on sellesse hästi palju investeerinud, nad on hästi palju raha, hästi palju vaeva sellesse pannud. Mõtleme, kuidas meiegi tänapäeval ju tihtipeale elame, töötame või inimesed töötavad, paraku võtavad osad ka laenu lihtsalt selleks, et maksta siis, et töötadagi ja elada selle nimel, et endale elamispind siis soetada. Et tihti on see paratamatus. Muidugi ma ei räägi siin intressipõhisest laenust, seda ei tohiks kindlasti teha. Aga tihtipeale me töötame, näeme hästi palju vaeva selle nimel, et meil oleks nagu sellised põhilised asjad olemas, elamispind, auto ja nii edasi, mida meil vaja läheb. Aga kui need inimesed siis, või kui meie ei näe vaeva selle nimel, et ehitada endale siis midagi ka tulevase elu jaoks, siis ongi loomulik see, et me ei taha sellest maisest elust lahkuda. Aga vastupidi, et kui sa investeerid oma tulevasse ellu, kui sa ehitad oma tulevase elu jaoks ja sa töötad selle nimel, näed vaeva, mis siis see tulemus on? Tulemus on see, et sa tahad sinna ka minna. Et sa ei ole klammerdunud selle maise elu külge ja sa ei karda ka nii väga sellest ilmast lahkuda. Aga vastupidi, sa just tahad Allahiga kohtuda. Ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ütles, et man ahabba liqaa Allah, ahabba Allahu liqaahu. Wa man kariha liqaa Allah, kariha Allahu liqaahu. Mis tähendab, et kes iganes armastab või tahab Allahiga kohtuda, sellega tahab kohtuda ka Allah. Ja kes ei taha või vihkab Allahiga kohtumist, sellega kohtumist vihkab ka Allah. Ja nii et mõtle selle peale, et millal sa tahad Allahiga kohtuda, sa tahad temaga kohtuda siis, kui midagi head ootab sind selle eest tulevases elus. Mitte siis, kui sa oled ainult keskendunud maisele elule ja sa oled täiesti hüljanud tulevase elu, aga kui sa oled töötanud kõvasti oma tulevase elu nimel, sa oled vaeva näinud, sa oled sellesse investeerinud, siis loomulikult sa tahad näha seda, mis sind seal ootab. Aga vastupidi, kui see päev siis ei ole üldse sul meele peal, sa ei mõtle selle peale üldse, sa oled täiesti unustanud selle. See on su viimane mure, et kõik muu raha, töö, sõbrad, pere, kool, kõik muu on sulle palju-palju tähtsam, siis tulemus ongi see, et sa ei tööta selle nimel. Sa töötad ainult selle maise elu nimel. Ja Allah ütleb ka osade inimeste kohta viimsel kohtupäeval, وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Mis tähendab, et täna unustame teid, Allah siis ütleb, et täna unustame teid, nagu te unustasite selle oma päeva kohtumise ja teie varjupaigaks on tuli ja teie jaoks pole abistajaid. Ehk siis need inimesed, kes unustavad täiesti selles maises elus Allahi ja unustavad viimse päeva ja teispoolsuse, siis need inimesed siis jätab hooletusse ka Allah viimsel kohtupäeval ja nendel ei ole abistajaid. Nii et mõelgem selle peale, kuidas me saame siis suurendada seda jumalakartlikkust ühelt poolt ja kuidas me saame investeerida siis oma tulevasse ellu. Ja eriti nüüd, praegusel ajal, Ramadani kuul, pühal kuul, püüdkem siis
leida viisi, kuidas me saame inshallah rohkem jumalakartlikkust enda ellu, kuidas me saame paremateks moslemiteks, paremateks inimesteks Ramadani ajal ja nii, et me ka pärast Ramadani kuud oleksime siis paremad. Palun Allahit, et ta õnnistaks teid kõiki ja et ta aitaks meil kõigil sellest pühast Ramadani kuust võimalikult palju kasu saada. Aamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.